Näidatakse lüpsmist, väikseid vasikaid, no üldiselt kõik, mis siin loomakasvatuses, mis siin tehakse, ega nad ei tea üldse sellist, isegi seda, mida nad loomad söövad, nad ei teagi seda. Nad vist arvavad, et rohi on, aga silost ei tea nad midagi, et see on täitsa uudis nendele. Ja mis on veel noortel, et kui teadlikud nad sellest on, et kust tuleb piim ja? Üldiselt vanem rühm võib-olla teadis, aga väikesed on täitsa uudistasid seda, kuidas need tuleb ja kus see läheb. Ja kuidas tundus uudisimu? Oli uudistajaid väga palju, aga oli ka sellised, kes hoidsid tahaplaanile. Aga üldiselt linnalapsed, esimene kord võib-olla suures farmis alles, ei ole hullu. Noortemate grupil õnnestus peale sattuda ka poegimisele. Kuidas see juhtus? Isegi väga hästi läks neil. Juhtus nii. Igal juhul, mööda läksim, siis ei olnud veel poegimist, tulime tagasi lauta. Olid olemas. Tähendab, ma aitasin ise ja siis ma kutsusin nad lihtsalt vaatama, kuidas asi käib. Ja nad olid täitsa huvitatud. Et nii õige ajastus. Kuidas lapsed sellesse suhtusid ja kas varem mõne ekskursiooni ajal sellist üllatust ka on tulnud? Ei ole sellist üllatust. Ei küll ei teaks, jah. Aga lapsed, ma arvan, et ega ei olegi vist, nad olid vist juba sellest, et need vasikad 2 tükki tulid sealt, et juba need 2 vasikat sealt, nad olid selle elavel selle ümber, aga ei, täitsa normaalselt, isegi muidu mõni kardab, aga ei ole vist kedagi kartnud sealt, ma olin suht kaugel neil sealt, ma ise andsin abi seal. Ja kuidas hindate, kui vajalik selline ekskursioon noortel on? Ma ütleks, et on väga kasulik, sest ega need linnalapsed, palju neid loomi enam on. Et farme on, oleks ju kena, kui noored teaksid, kus see piim tuleb. Teie nägite täna lausa lehma poegimist pealt. Kuidas see välja nägi? Natuke rõvega. Mis teistele meelde jäi? Minu meelest oli kõige ilusam või ma ei teagi, kas oli päris ilus või mitte, aga mulle igatahes meeldis see koht, kus need pojad välja tulid. Kas oli selline tore tunne ka näha uue elu sündi? No natuke oli kurb, aga rõõmus olin ikka. Aga mis sind hirmutas seal? Miks sa kurb? See, et ma kartsin, et see lehmapoeg saab haiget, aga ta võib-olla saigi haiget. Mis teile tüdrukud tänasest ekskursioonist meelde jäi? Lehmad. Ma ei teadnudki, et sellistes farmides nagu isasid lehmi üldse ei ole. Nagu seda ma ei teadnudki. Mulle ei meelde see, et kõik need isased nagu lehmad, veised, need saadetakse Hollandisse, kohe kui nad sünnivad suht, et siis seal nad kasvavad ülesse. Me käisime vasikate farmis, siis me käisime siin täiskasvanud omas, siis see vasikate juures olid teismised ka ja ma ei teagi, huvitav vist oli vasikad, ma arvan. Mulle meeldisid ka vasikad kõige rohkem, sest nad olid hästi armsad ja nad olid kõige julgemad tegelikult. Saite pai ka teha? Jah, ja ikka saime. Siin lehmad jäid meelde. Et ma sain teada, et siin polegi üldse võlle. Mul jäi see lüpsmiskoht jäi meelde. Et seal on 35 lehma ja selline. Kas varem teadsid, et lehmi tänapäeval niimoodi lüpstakse nagu siin? No umbes teadsin, aga ma ei teadnud, et neid nii palju seal kohe on. Ja mis sinule meelde jäi? Vasikad. Kas said pai ka teha? Ma ei teinud pai, aga sai teha küll pai.